bussisisuloega Tallinna kesklinna. Ning täpselt sellest hetkest ei ole meil ei raha, telefoni ega kodu. I'm losing my mind. Ning see, kes suudab koduta kõige kauem vastu pidada, võidab 500 €. Aga igaks juhuks teile ka kõigile pipragaasid, kuna elu koduta võib olla väga ettearvamatu ning ohtlik. Olete valmis võistlema? Let's go! Ma märkasin, et teil on murupikk, et ma pakun teenust, et ma võiks selle ära lõigata. Aitäh teile! Spektis meid visatakse Viru keskusest välja praegu. Where are you exactly? Mis sa arvad, kes esimene, kes välja langeb? Mina. Ma enam ei saa aru, kas me teeme et ilma rahada challenge'it või et kuidas veeta kõige sitem päev eales. Tas parim kodutu võitku! Let's go! Ei, las nad jooksta. Ma arvan, et mul on tegelikult päris suur võiduvõimalus, sellepärast et esiteks ma olen väga suur ekstravert, ma julgen inimestega rääkida. Issand, ma kardan linda natukene, aga see on üks ainukestest miinustest. Tere, mina olen peategelane. Ma arvan, et ma võidan selle pärast, et mul ei ole sotsiaalselt teravust, et ma võin igaühega rääkida, mida ma tahan. Mina olen Maridis ka, mina võidan sest, et Steven on minu tiimis. Joo, ma olen Steven Raidmets, enam ei ole töötu, nüüd käin tööl. Miks me võidame sellepärast, et me oleme Team Scuba ja Scuba never lose. Mul on lootused täitsa kõrgel. Kuidas sul? Ma tunnen küll, et meie tiim võib täitsa võita, sest et ma ei karda kedagi. Ma oskan teha backflipi, mida saab üli hästi raha eest müüa. Täpselt. Me oleme väga talendikad. Väljakutse võib meiega igavesti kesta lihtsalt. Enesekindlust paistis kõigil olevat küllaga, kuid mis oli meie täpne plaan? Aga mis meie plaan on nagu üldse, mida me teeme? Tegelikult enne siia videosse tulemist ma vaatasin kodutute videosi YouTube'is. Jah, et kuidas nagu teenitakse raha või? Jah, et kuidas nad teenivad raha. Aga paljud asjad, mis mulle ei sobinud, näiteks küsimine. Et sa küsid inimeselt raha. Lihtsalt nagu kerjamist ei tee, sest see on nagu ebaeetiline, kuna see on ikkagi nagu challenge'is. Ikkagi mingit nagu väärtust peame pakkuma vastu, et kas on see, et me teeme mingi trikki raha eest või... Ja nii otsustasidki Maia ja peategelane üsna ruttu ära, et nemad ei taha kerjata, vaid tahavad väärtust vastu pakkuda. Näiteks minna tööle. Ning sama taktikat tundusid eelistavat ka Brianna ja Mihkel. Sa lihtsalt küsida ei ole mõtet, aga sa pead nagu jätma mulje, nagu sa pakud väärtust. Näiteks laulad, teed mingi saltot, ma ei tea, lahendad mingi probleemi. Kuid millele mõtlesid samal ajal Mari-Liis ja Steven? Mis plaan rööbimisega on? Võtame hotelli. Mis raha eest? No 50 me kokku saada. 50, okei. Praegu ma arvan, et kui me juba tahame raha teenida, siis me oleks vaja suurt valget paberit ja markerit. Ning paberi ja markeri jaoks otsustasid nad tänaval inimestelt münte küsida. Money. Teil raha on või? Anna mulle, palun. Please, me peame kodututena. Ükskõik mida, 10 senti ka. Meil on täiesti null raha, meil on challenge nagu. Oh my god, esimene 70 senti. Tere, kas teil raha on? Aitäh sulle. Aga praegu on see toiminud, lähed lihtsalt suvaliste inimeste juurde, ütled raha on ja siis on raha. Ja siis on raha. Teeks treidi, me anname teile pimpelpatše, üliägedad. Kas teil on midagi treidida vastu? Sente, raha natukene? Marker. Kas tahad seda ära anda? Okei. Aitäh teile, suur tänu. Nii me saime esimese väärtusliku asja, milleks on marker. Kädas teile. Vastakas, teeme treidid. Davai, thanks. Me juba kõliseb vaikselt. Oota. 50, 70, 90 euro! Aga mida teevad samal ajal Brianna ja Mihkel? Ma olen vanemade käest ja ma olen küsinud neilt, kenad neiud. Eesti keelt räägite? Ja, hatšu, dengi. Miks see töötab? Spasiba. До свидания. Mis ma võisin see raha? Siin on peaaegu €50. Me saame rikkaks, kuidid. Raha kogumine on siin väljakutses kõige olulisem, sest siis ei pea me sõltuma vaid annetatud toidust või võõraste juures ööbimisest, vaid saame ise omad põhivajadused ära täita. Ning muidugi, sest see, kes kõige kauem ju 0 euroga vastu peab, võidab Pride'i välja pandud 500 €. Ja muideks meil on ka väljakutse kaotajale ehk siis esimesele väljakukkujale üks karistus. Tema peab sööma maailma üht vürtsikaimat pipart ehk Carolina Reaperit.
seega pole ime, miks kõik niivõrd pingutasid ning raha kogumisega kohe alustasid. me peame lihtsalt iga inimesega minema rääkima. See on protsentide küsimus. Sa pead saama mingil määral eisida, et saada seda jahhi, vaata. Minu meelest strateegia on see, et mina räägin vanade naistega ja sina räägid meestega. God, thank you. Me saame sellega treidima hakata. Okei, nii, ma lähen juba, ma küsin järgmisi asju. Ma tunnen, et ma soojenen vaikselt üles. It's okay. It's okay? Thank you so much. Oh, thank you. This means so much to us. Thank you so much. Me oleme täpselt need mingi Raekoja platsil, vaata need turistilõksud, kes nagu küsivad raha. Oleme turistilõksud. Me oleme täiesti nagu... See on India pastakas kusjuures. Võtame pastaka. Euro. Tänud. Aitäh. Thanks. At least I like the fact you were brave enough thank to you. approach. Do you want this? I don't want anything. Thank you. Thank you so much. Oh my god, ta ütles, et me oleme piisavalt julged, et me läksime nagu ütlema. Selle eest andis me 50 senti. Jah, sobib? Okei. Aitäh teile. Ja ilusat päeva. 50 senti, väga hästi ju. Meil on 2 euri 75 senti koos. Me ostame nüüd suure paberilehe ja ühe markeri. 90 vaata. A2. Ma arvan, A2 on ideaalne. Näed, siuke. See on ideaalne suur. Omega 75 senti ka täpselt. See on A3. See on See on päris kallis. See on 1,85 on see. Vabandage. Ega te sõbra soodustust ei tee? No 10 võin teha. 10? Võib-olla siis tuleb välja. Ja siis tuleb 2 eurot. 2 eurot tuleb. Meil on 75 senti ära. Aitäh teile. Aitäh. Suured tänud. Ilusad päevad teile. Meil on valge paber ja marker. Kuid minul ja peategelasel oli raskusi isegi ühe tühja paberilehe saamisega. Teil on midagi vahetada? Mida? Sul tühja A4 leht on mingi vana mingi kontrolltöö või midagi. Seega me muutsime strateegiat. Teeme siia sildi. 1 euro, 1 good joke. 1 euro, teeme ühe hea nalja. Why are chickens so funny? Because... Suurvara, aitäh teile! 2 eurot olemas, 5 senti. Mis siis, kui me teeme rock, paper, scissorit ja gambleme lihtsalt? Ja nii läksidki Mihkel ja Brianna koheselt oma uut taktikat testima. Gentlemen, are you willing to play rock, paper, scissors for 1 euro? If you win, you get 1 euro. If I win, I get 1 from you. Okay. Okay? So how do you play it? Rock, paper, scissors, shoot. So, rock, paper. shoot. Okay. Well, okay, thank you. Nad küll kaotasid kivipaberkääridega oma raha, kuid tänu teise mehe annetusele jäid nad siiski rahaliselt nulli. Enamus panevad tegelikult, ma arvan, käärid, keegi paberit ei pane, seega me peame alati kivi panema. Yeah. Are you visiting here? Yes. Would you like to play a game of rock, paper, scissors? If you win, you get 2 euros from us. But if I win, you give me 2 euros. This is some kind of cheating. No, I have nothing in my sleeves. Okay, ready? Okay. On 3? Let's do 1, 2, and 3. Okay? 1, 2, 3. Yes! Thank you. We're actually doing a challenge where we're homeless, so we're trying to gather money. Get money and get supplies to sleep tonight somewhere. I will give you another 2 euros. Oh my god! Thank you so much! Let's go! 2, 3. Okay, aitäh teile! Rock, paper, scissors, shoot! Yes! Thank you so much! Rock, paper, scissors, shoot! Thank you so much! See töötab, nad panevad alati käärid reaalselt. 9, 10, 12, 97 jah. Kuule, see töötab nagu. Kuulsuste gossip võrdub 10 eurot või? Huvitav, mis teised teevad praegu? Ei tea jah, midagi normaalsemat äkki. Ma arvan, et nad on ikka veel seal vanalinnas ja Maia käib inimeste juures on nagu vabandust, ahah, okei, jah. Vabandust. Okei, jah, vabandust, et üldse tülitasime. Ja siis tuleb Mihkel mingi, tahad pilti teha või? Anna viiekas, saad kohe pilti. Mina ei tea üldse kossi, nagu ma tahaks ka I know everything. Ma tean sinu kohta ka. Ma tean sinu kohta ka. Ma tean selle kohta päris palju. Tead küll, jaa, ma olen ikka vatad. Meil on tegelikult siuke challenge, et me peame kodutud olema ja raha teenima. Jah, mu isa jättis ka mind maha. Tead mida? Täitsa. Vabandust. Oh my god. Kas te sooviksite gossipit osta? Ei, Mari-Liisi ja Steveni silditehnika ei töötanud eriti hästi. Aga lähme vaatame, kas Maia-Liisil ja peategelasel läheb äkki paremini.
Hey guys! Wanna hear a joke? No. Presenting to you. Really good joke. If you don't like it, you don't have to pay. Thank you. Oleme nüüd 1,5 tundi raha kogunud reaalselt. Oleme nii kaua juba. Meil on silt, meil on peaaegu täis pakk kaarte ja meil on 3 eurot ja 5 senti. Päris nadi olukord. Ning olukorda ei teinud ka paremaks, et kohale ilmusid Mihkel ja Brianna, kes hakkasid koheselt oma kogutud rahaga hooplema. Palju teil raha on? Me arvate 5 senti. Luuserid, meil on 12. Teda ei soovita üldse aidata nagu palju. Meil ei ole mõtet ja, meil pole siin vaeste inimestega mõtet rääkida, lähme siin rikkad. Mihkli käitumine oli üsna solvav, seega mõtlesin, et me vajame üht väikest kosutust. Mul on üks asi, mis meid võib aidata. No nii. Usaldas mind. Ma võtaksin 2 eurot. Ja siis saad meile palju raha või? No jaa, ma usun, et see toob meile palju raha. Ma võtan kõik raha kaasa, aga usalda mind. No, ma ei tea, mis sa teed, aga okei. Okei, ma lähen käin ära. No nii, põhimõtteliselt. No nii, mis see on? Ma ostsin Brite. Nii, kas me müüme selle maha või? Ei, me joome selle ära. Mis asi, me viimase raha eest Brite? Oled sa kunagi maitsenud või? Ei, mis see on? Maitse, ma kohe räägin sulle. Kunagi ma olin hästi suur kohviarmastaja, aga mida vanemaks ma sain, seda rohkem mul tekkis kohviga ka ärevust. Seega ma pidin tegelikult oma ühe sellise lemmiku produktiivsuse ja flow staadiumisse saamise rutiini oma elus kõrvaldama. Mul kogu aeg nagu, alati juba kohvi jõin, siis ma olin nagu jumala ärev. 1, 2, 3. Palun. 1, 2, 3. Äri, 1, 2, 3. Oh my god! Okei. Aga siis mu teele sattus Sprite. Põhimõtteliselt Sprite on hästi puhta koostise, ilma lisatud suhkruta, tervislik energiajook. Ja siin on rohelised kohvijood ja matcha, mis tähendab seda, et ta ei tekita üldse ärevust. Ma ei tea, mulle täiega maitseb ka, see on nagu hästi naturaalse sellise nagu päris maitsega, mis mulle meeldib. Seega ma tõin ka meile siia ühe Brite'i, et see tooks meile häid mõtteid siia. Ja meil on seda väga vaja, kuna ma arvan, et teistel on juba 20 eurot. Meil on ainult 1 euro 5 senti. Hakkame. Lähme nüüd. Meil on vaja kossi müüa. See on lootusetu juhtum. Siin pole midagi teha. Igatahes, kui ka sina soovid proovida minu lemmikkofeiini jooki, siis skaneeri seda QR-koodi siin ning kasuta koodi COSIP, sest see annab sulle 25% tellimuselt alla. Päriselt ka. See töötab jumala hästi ja maitse on ülihea. Aga kui sa kohe tervet kasti tellida ei soovi, siis Brite on saadaval ka näiteks kõikides Circle K tanklates. Seega proovi ka ning anna kommentaariumis märku, kuidas sulle maitses. Äkki me ostame mingid paberid ja pliiatsid? Ja siis teeme neid portreesid nagu või midagi. Oskad joonistada või? Jah. Väga hea. Nagu see võiks olla äge tegelikult, ma tahaks proovida. Ma tahtsin küsida, ega teil ei ole paberit või pastakat anda meile suhta üle, äkki on teil midagi? Neid sobivad ka tehniliselt. Aitäh teile. Ja pastakat ei ole juustikult, on ju? Midagi, mis ma ei tea, on pooltühi näiteks. Oh, aitäh teile. See aitab meid väga hästi. Näe, ma sain paberit ja ma sain pastaka ja täitsa tasuta. Tere! Vabandust. Ei taha, okei. To draw you for memory? No, we are going. Sorry. Okay. Want a 1-minute portrait of yourselves? I don't think we have cash. Tundub, et taktika muutmine neid väga ei aidanud. Aga vaatame, äkki läheb Mari-Liisil ja Stevenil paremini. Jaksa! Mis asja, me pole alustanud veel mäest üles minema. Jaksa, ma lasin ringiga minna mitte mäest. Sa näidata, me ei ole veel, mis asja, see ei ole isegi mägi veel. Mägi on alles tulemus. Mida sa teed? Jaksa! Mida sa teed? Ma puhkan jalga. Ma nii väsinud, sa ei ole. Sa ei ole keegi väsinud. Ei, isegi mitte 1%. Sa üldse, et kaine peaga oled kunagi vanalinnas käinud või? Mul üldse käinud. Mida sa näed taksoga? Ma näen jah, see kondimootor väga ei võta. Ning teiseks, kuna nende kuulsuste klatšimise silt ei tööta, on neil vaja uut plaani. Kuidas ma Itaalias poole tunniga 50 tegin? Kuidas? No mul oli silt ja ma kirjutasin siia free hugs. Inimesed tulid, tegid mulle kallisi, aga andsid tippi, kui ma rääkisin, mida ma teen nagu. Et ma teen seda challenge'it. Kuid uue plaani mõtlemist segas üksteise pidev õrritamine. Aga vaata seda pilti.
siis kui sa ilus poiss olid. Ma olin naljas, Iven. Nad väga ilus. Pilt siis, kui ta parem välja nägi. Lihtsalt siis, kui ma veel ilus välja nägin. Ei mõelnud. Replay. Ega ma ei mõelnud seda nii. Ma mõtlesin, sa näeb veel ilusam välja praegu. Aga kas Pride'is saadud uus energia aitas siis Maial ja peategelasel paremini hakkama saada? Aga kui teie oleksite kodutu, kuidas te teeniksite raha? Ma oleks ikka teeks mingit tööd, ma arvan. Aga näiteks siin turu peal käia, näiteks mõned kindlasti seal Toidu tänaval, vaata, kellel on nagu kiire seal. Küsime Kookerist. Seal on alati toredad inimesed, hästi töötavad. Mis sa arvad? No küsime. Tere! See võib olla naljakas küsimus, aga kas meil oleks kuidagi võimalik mingi tööga aidata ja siis raha teenida? Või siis kooki saada? Ma võin helistada korra oma bossile, äkki te võite nagu mingi pannkohal teha midagi. See oleks ideaalne! Liis-Marii igatahes võib-olla leiab meile töö. See oleks imeline, Sa võite mingi lauda puhasta midagi. Davai, kõik need lauad võime ära puhastada. Vot need lauad ongi mustad. Ülihea. Ja. Super. Okei, nii, töö puhtaks. Tubli, väga hästi. Küsija sulle antakse, on ju? Täpselt. Kusjuures ma ei uskunud, et see toimib nagu. No reaalselt küsijale sul pihta ei lööda, tuleb alati küsida. Nii, kas mingid asjad teeme veel või? Nii. Kas sa tahad soolast või? Soolane oleks ülihea. Kas ma kraanivett võin mingi topsikese paluda, palun? Issand jumal. Sa oled Liis-Marii? Super. Pange kommentaariumisse W Liis-Marii, ta on reaalselt nii armas. Aga kas sul on mingi kohti veel, mida sa soovitaksid? Mul on mingid small business, pigem nagu mingi siuke. Mingi kohvikud võib-olla, jah? Ma olin väga imestunud, et see üldse toimis. Teiega, jah? Esimene koht, kes küsib. Suur tänu! Aga ma loodan, et sul läheb hästi. Olgu, tšau! Issand jumal, ma pole kunagi spannkokkid üle nii õnnelik olnud. Võidu, kuidas teistel läheb? Mis sa arvad, kui palju raha teistel koos on? Tahaks nagu süüa varsti. Kas sul on kõht? Mul tegelikult on okei veel, aga mul hakkab väsimus peale tulema. Sest me kõnnime nii palju, vaata. See on nagu ka. Ja kõik see suhtlemine on ka raske. Ja on küll, jah. See on palju raskem, kui ma arvasin just see, et see on nii väsitav nagu. See väsimus on esimene asi, mis tegelikult hakkab nagu moraali alla võtma iseenesest on nagu päris tehtav, aga sellest ei jaksa nagu terve päev kõndida ringi ja rääkida võõrastega. See on see mure. Aga just siis, kui nad olid oma kõige väsinumas punktis, kohtasid nad ühte väga toredat naisterahvast. 2 minutiga suurepärane. Aitäh teile! Jaa. Oh my god. Muidu ei tea, palju neid söönud saab. Muidugi aitab, kõik aitab, issand jumal. Mul on vett ka. Oh my god! Mul oli siuke januras. Õune ka. Oh my god! Kas te olete kindlad ikka? Jaa. Kuule, aga äkki... Siit kohe pärast restorani, nii et mul tegelikult oligi kott oli palju. Aitäh teile! Me just mõtlesime, et meil on kõhud nagu vaikselt tühjad. Olgu nägemist! Järgmisena mõtlesid küsida Mihkel ja Marianna endale tasuta toitu ühest Pegasuse restoranist. See on muidugi nii ilus restoran, et ma ei tea, kes nad siin. Tere! Tere! Mul on üks siuke naljakas küsimus, et kas teil on juhuslikult mingit süüa või mingit juua või midagi, mida te ei serveeri enam või üle või? Me põhimõtteliselt oleme täna õhtul kodutud ja me otsime süüa. Okei. Tavaliselt restoranis vaata midagi läheb võib-olla halvaks või on nagu ja mis ta täna niikuinii ära viskaks või midagi nagu. Okei, ma vaatasin ka. Oh my god. Keda saab kõhu täis? Siin on jumala ilus restoran ka nagu. Vist praegu ei saanud, aga meil on lastepastagi näiteks. Kui te seda sooviksite. Meil on veel nii palju ei ole ja meil pole üldse raha põhimõtteliselt praegu. Okei, aga ma teen teile välja. Päriselt? Need on hästi väikse portspaga laitanud. Kas me võime siin süüa? Oh my god, see oleks nagu väga-väga tore. Ma olen nagu sõnatu, nad praegu pakuvad nagu tasuta süüa meile lastepastasid. Ma ei oska isegi reageerida, nagu ma tunnen, et ma olen nii tänulik ja kuidagi nii nagu
siuke alandlik on see emotsioon, mida ma tunnen. See on nagu nii tore, et ta on täiesti võõras inimene, ta pole õrnem kõik, kes me oleme. Ja ta on nõus meile ostma söögi. Restoran Pegasus, te olete goat nagu reaalselt. Oh my god, mis teie nimi on? Ma olen Artur. Artur? Sa olete nii armas, aitäh teile. Aitäh. Artur on reaalselt goat. Lõpasja, nii hea. Sool ja või ja rasvad. Oh my god, see leib näeb ka mingi ülikallis välja. Ma ei tea, ma olen nii tänulik praegu. Samamoodi nagu Artur aitas Mihklit ja Briannat, aitab Fotopoint meid alati kõikide kaameratehnika muredega. Kas meil on midagi vaja laenutada või osta, alati Fotopoint on see, kes meid aitab. Seega suur aitäh Fotopointile, et te meile alati õla alla panete. Let's look at that. See on crazy praegu. See on crazy praegu, see on full toit. Oh my god, see on nii hea. Juustune ja ma ei tee nalja, see on päriselt nii hea. Mul on nii hea meel praegu. Ma lihtsalt mõtlen, mida Maia ja peategelane praegu teevad, sest et neil läks ennem väga halvasti. Ütleme, suht raskelt läheb ikkagi neil. Nad ütlesid, et neil on mingi 2 eurot ja meie samal ajal sööme siin mingit soojatoitu ja ma tean, et kui Maial läheb kõht tühjaks, Maial tuleb paha tuju siis. Mis teistel takud nagu on? Ma tahaks ka teada, kuidas teistel läheb. Et kas nagu ainult neil on nii raske või? Hästi tähtis ongi see, et tuju ei tohi pahaks minna. Et peab olema nagu hea tuju ja energia üleval. Siis on ka lihtsam ellu jääda. Kui me nüüd saaks öömaja ka, võt siis oleks elu lill. Oh my god. Põhjas on mingi üli hea juuksmõttes, ma ei tea, aga ma ei tea, lähme roodoliga. Kui ma peaksin selle 500 eurot võitma, siis esimene asi, mis ma sellega teeks, oleks see, et ma tuleks siia Pegasusse ja tipiks Arturile. Aga meil on 10 senti, mis ma see on tipp. See on tipp teile, see on lihtsalt tipp. Ja. Te olite tõesti nii armsad, et te meid aitasite ja nii tore, et on nii toredaid inimesi, sõbralikke inimesi. Aitäh teile, aitäh. Lihtsalt päeva teile. Tšau. Steven ja Mari-Liis olid vahepeal oma uue sildi valmis saanud. Kas võin teilt nõu küsida? Kuidas tänapäeval üldse võimalik niimoodi siin tänavatel raha teenida on? Väga sitt. On jah? Sitt jah? Siin ei midagi korjata, tarrat ei tohi. Ei tohi? Aga kes ei luba seda tarrat korjata? Üks asja, mis siin käib. Mingi turvamees või? Hoiab lihtsalt tarrat kinni niimoodi? Ja. See on see veevoolik. Võttis sellega, hakkas sellega peksma. Teid? Jah. Peksma veevoolikuga? Jah. Sest et te otsisite tarrat? Jah. Mis asja? Muidu ööbite? Kus teil need niisugused kohad on? Ma olen praegu Merimees. Seal on mingisugune koht, kus saab ööbida, jah? Jah. Ehk siis linn ei aita teid? Ei aita, Nägisevad seda, et nendel on 100 inimest, kes tahavad korterit saada. Ja pole nende asigi. Kõik hästi välja viia. Meile siin hakkab remont, kõik hästi välja viia. Kas võib küsida, kui kaua teie olukord selline on olnud? Kuskil 4 kuud tagasi. 4 kuud? Jah. Ma loodan, et teil läheb hästi. Loodame. Aitäh. Väga kurb oli tegelikult kuulda, kuidas ta elas siis kuskil korteris, mis vist on linna omand ja ta visati sealt välja koos naisega, sest et öeldi, et elamiskõlbmatu on see ja öeldi, et 2 nädalat tehakse remonti ja visatigi sealt majast välja ja linn ei aita ja ütles, et 2 nädalat teevad remonti, 4 kuud on ta nüüd kodut olnud, sellepärast et linn nagu takistab tal nagu seal majas elada, kus ta siis on elanud. Ma tean, kuidas me raha teenime. Ja see on täpselt samamoodi nagu Itaalias. No. Me peame ikkagi seisma keset Raekoja platsi, kus on full turistikas. Ma olin ka seal nagu nii-öelda Itaalia Raekoja platsil ja hoidsin lihtsalt... Kuna me siia tulime siis? Ja siis ma unustasin ära, noh. Ja, me peame Raekoja platsile minema kusti. Kus me saame? Sealt samast, kust me tulime. Bro, see on alla väge. Siit saab tasuta juua ju. Kus? Siit, selles kraanis, see on see joogivesi. Oh my god.
aga jätame nemad Raekoja platsini kõndima ning vaatame, mida samal ajal peategelane ja Maia teevad. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Viimane pannkook läks, mida sa tegid? Ehk me mängisime lihtsalt oma pannkoogi maha. Aga igal juhul oli meil uus plaan. Leidsime prügimaest tüki pappi ning plaanisime palju suurema plakatiga koos edasi rääkida nalju. Siin on eestikeelne ning siin on ingliskeelne. So, why are chickens so funny? Because... Good, very good. What's the difference between Estonian wedding and Estonian funeral? We don't know. In a funeral there is one less vodka shot. Another one. Another one, okay. What do you call a fish with no eyes? Nad olid küll väga hea publik, kuid edaspidi läks raha teenimine siiski väga vaevaliselt. Nalja tahate kuulda? Ei taha. Oh my god. Muideks kell on 6:30, ehk siis meil nagu kell tiksub halastamatu kiirusega. Ning teise taktikana asusime me inimestele tulevikku ennustama. Okei, kas ma saan omale Amsterdami student housing? Käär. Ükskõik, mis võib juhtuda. Ega sul juhuslikult raha ei ole. Vabandust. Raha? Why are chickens so funny? Why? Because... 60. Meil on 1,65 €. Kas sul mingit münti on meile anda? Olgu, no suur tänu! Olgu, aitäh! Tšau! Aga ma siin see, et ma olen täis karsken, aga ma sain jumala luuti praegu. Te nüüd tahate pikka nalja kuulda. Karu kohe esimese asjana pani. Oi, ma tahan, et terve selle metsatuka karud oleksid naiskarud. Mõlemad olid mehed. Oota, te olete alaeas, ma ei saa teile sellist nalja rääkida. Briannal ja Mihklil oli aga restoranist väljudes väga hea tuju. Seega nad läksid enesekindlalt ka teistest kohtadest tasuta süüa küsima. Me küsime ja vaatame, kas me saame siin jäätist ka, sest et tuleb välja, et tuleb lihtsalt küsida ja siis antakse ka mõnikord. Nii et... Aga öeldakse, küsi ja suu pihta ei lööda. Täpselt, väga õige. Tere! Tere! Mul on selline huvitav küsimus, et kas teil juhuslikult meile tasuta jäätist oleks võimalik anda? Kui te tahate miskit postitada, kas siis mingi tunnikese pärast tagasi saate olla, siis me just alustame hooaega. Siis meil on soojad saiad, sinna sisse marjad, jäätis peale, palju parem. Kui me oleme siin piirkonnas, siis me kindlasti tuleme läbi. Nii armas, aitäh teile! Näeme! Mida hekki? Mida jälle? Me saame täiega hakkama täna, let's go! Nii. Me saame tunni pärast jäätis, meil on motivatsioon isegi nagu, oh my god! Nüüd meil on vaja kuskil magada. Yeah, but you don't have any change, maybe, because we can sell you stuff. We have like people badges. Maybe if you want to give your friend or something. Yes, I have. Really? I have changes. If you can give, you can have all of this. Oh my god, that you. would be amazing. Please take it. You're too kind. Thank you so much. Thank you so much. Good luck for your project. Thank you so much. Bye-bye. Meil on natuke raha veel vaja. Ja siis meil on tegelikult kogu olemas. Aga ta oli peaaegu nõus meile juba oma põrandal laskma. Reaalselt. Tere! Hello, do you speak English? Yes. Oh, you're English. Wow. You're from... Do you speak English? A strange question for you. We're kind of homeless tonight. Okay. What are the chances we can sleep at any of your places? Zero. Ning isegi, kui nad ei saanud Briannale ja Mihklile öömaja pakkuda, andsid nad neile päris palju raha ning tegid ka paar jooki välja. Thank you so much. Everyone tells their name and fun fact about themselves. Fun fact about myself. I'm actually banned from Centre Park. You know Doctor Who? Yeah. That's my great granddad. Yeah, because it's my stag this weekend. Which means he's getting married. Yeah, that's the party, yeah. So Dad, he's doing it. Yes. And my beautiful, amazing girlfriend. Get that on record. That's it.
Thank you guys. Thanks for the beers. You were so Have a fun. nice... This is so cool. This one was one of the highlights of the day. So thank you. See oli nii tore, reaalselt mul on nii hea meel. Reaalselt see oli nii tore. See oli nii tore, see oli täiesti nagu me saime juua. Me saime sõpru, nagu see oli kõige tähtsam. Mida värki reaalselt? Mul on moraal nii kõrge praegu. Reaalselt me käisime Caffeinis küsimas, et kas neil on mingit toitu üle ja siis need ütlesid, et praegu ei ole, aga siis kui nad sulgevad umbes mingi ühe paiku, täna nad on kauem lahti, siis nad saaksid meile süüa anda, nii et nagu... Seega varsti me saame jäätist, õhtul me saame süüa, aga nüüd on meil lihtsalt vaja leida koht, kus täna öösel magada. Steven ja Mari-Liis on jõudnud tagasi Raekoja platsile. Vaatame, kuidas neil siin raha kogumine edeneb. Okay. Tere! Oh my god! Yo! Yo, that's crazy! Oh my god! Aitäh sulle! Aitäh! Ma võin sulle kallid ja oh my god, you were so fucking pretty! Aitäh sulle! Aitäh! Oh my god, aitäh! Oh my god, thank you! Thank you so much! Thank Are you from Finland? Thank you, oh my god, that's so much money! Oh my god, aitäh, oh my god! Ma arvan, see pärriga aitab ka siin. See on väga hea investeering, mis sa tegid. On või? Arvad? Ja sa teed mind sõbralikumaks. See on nagu väike hipi või? Ja. Siuke zen moment. No ma mõtlesin, et on vett saite, siis on ju süüa ka vaja. What? Nalja teed või? Oh my god! Oh my god, you are so heavy! Oh my god, aitäh sulle, kes mind kallistada sind või? Oh my god, aitäh sulle! Sa tahad, ma teen sinu ja Mari-Liisiga pilti äkki? Oh my god, jaa muidugi. Ma võin teha selfie. Nii. Let's go, oh my god, sa oled OP vend reaalselt. Aitäh sulle! Oh my god, this is our first food. Jah. Oh my god! Aitäh sulle! Ja veel peale baari annetust oligi neil pool hotelli rahast koos. Seega edasi lähevad nad Viru keskusesse, et otsida sealt endale telefon, millega bookida endale hotell. Väike buss oli nii nui. My heart melts nagu, ta tõi meile süüa. Et jumala, vaata jumala efficient vend ju. Täiega. Leib, vorst ja fucking magustoid ka. Can you imagine, there's nothing else I could need nagu. Me teame, mida Steven ja Mari-Liis tegema hakkavad, aga lähme vaatame, kui kaugel on jõudnud elamise leidmisega Maia-Liis ja peategelane. Tahad ma ennustan sulle tulevikku? Üllata. Küsi mul jah, ei küsi. Kas ma saan veel lapsi? Kas sa saad veel lapsi? Okei. Davai. Kas Alliken saab veel lapsi? Nii. Ei, aga see võib muutuda. See on väga väikse protsendiga ei, ütleme nii. Ta on ei, aga ta oleneb suht sinu enda nagu soovist ja tahtest. Kas järgmisel aastal moodustab Keskerakond Tallinnas valitsuse? Sinu käes on kõik. Mu käes on kõik praegu. Ei. Ja suht suure tõenäosusega ei selles mõttes. Nice. Kampaaniat. Okei. No pressure, ma tahan, et te võidate. Oh my god. Sest kui mina võidan, siis ma annetan. Oh my god, aitäh. Kui mina võidan, ma annetan oma raha toidumangale. Super. Issand jumal. Palun. Palun. Ma sõite super. Additional Estonian candy. Väga nubi. Aitäh teile. Ilusat õhtut. Ciao. Maia-Liisil ja peategelasel tundub tuju hea olevat, aga kas see on piisav, et tulevane öö üle elada? Because... Hey, I got one for you. Yeah. What do you call a chicken with a piece of lettuce on its eye? Caesar salad? Chicken Caesar salad. Oh my god, You got it. What do you call a train with bubble gum on it? Train with bubble gum on it. I don't know. Choo-choo train. That's nice. Oh my god, that's very generous. Thank you. Best one we got. 2, 4, 6, 8, 10 Meil on 15 eurot ja 35 senti. Ja siis minul on väga suur hirm, et kas me üldse elame tänase üle, kas me leiame mingi koha, kus sööbida, kas me leiame mingi ohutu ja sooja koha. Tere! Sorry, do you speak English?
we have a problem. We were wondering really weird question. Maybe we can sleep at your place tonight? Why are you... We're doing a challenge where we are homeless for like 24 hours. 24 hours, yes. I think we would have a bed available. Okay. I mean, you can also join us now to the store and then we go back to the apartment if you want to. Soovitame neile mingit Eesti snacki. Me peame valima nüüd. Mina ise mõtlen kas kilu või sült. Sült oleks üks naljakas. Kuhuke! Vaadake, sellega me ostame endale täna ööbimiskoha reaalselt. Siin te näete, et elus kõik on võimalik. Vahepeal te mõtlete, et kõik ei ole võimalik, aga nagu te näete, siis tegelikult on kõik võimalik. Tegelikult, kui sa oled julge ja sa küsid ja sa lähed räägid inimestega, siis on nii palju võimalik saada nagu. Väga crazy. Me oleme saanud nii palju eisid, aga mõni jah on see, mis loeb. Jaa, reaalselt. Okei. Oleme siin sõpradega. See on jumala lähedal siin vanalinna sees. Praegu siseneme Airbnb-sse. Nii segaduses reaalselt. So nice apartment, yeah. It's huge. See läheb aina edasi, see. Wow. Oh my God, it's just going. It's just going on and on. It's just going on and on. Wow. I don't know, I think this one's free, probably this one as well. Congrats. So we have an Estonian gift for you. Me on meie lõunamahlu natuke. Ja ainult sellepärast, et lihtsalt saada sõpru vaata. Me peame nendega hästi läbi saama. Veits on raske teha see challenge'it nagu veits on nagu ebameeldiv võtta raha vastu. See on nagu hästi tore, siis me oleme nagu yes, me liigume edasi, aga samas vaata nüüd, kui on siuke nagu mõtlemismoment, siis ma nagu mõtlen, et kurat, see on nagu veits on nagu kahtlane. Ja nii jõudsidki Mari-Liis ja Steven Euronicsisse, et sealse testimistelefoniga endale hotell bookida. 7. Aga siin on Torell, mis me saame mobiilne erihind, tasuta tühistame, ette maksab, pole vaja maksa koha peal, 55 €. Võtan ära. No võtan siis, jah. Broneeri täna kord. Sinu broneering on kinnitatud. Me oleme 25 € teeninud. Jah, meil on vaja vähemalt... Meil on vaja... 30 veel. Meil on 35 veel vaja saada. Jah, ja siis me saame oma ööbimist lubada, mis me endale just bronnisime. Ja, meil on hotell bookitud, mis on juba massive tabel ju tegelikult. Ja, siis me samas keskel me saame asjad ära panna ja me saame minna hollikasse lihtsalt raha teenima. Mari-Liisil ja Stevenil tundub minevat päris hästi. Seega nad läksid kasiinosse boonusrahaga tähistama. Nii, aga lähme cash inima oma 80 senti siis. Me võitsime hästi palju raha. Tahaks selle välja võtta nüüd. 80 senti. 80 senti. Tegelikult on hea, sest need sina said veel joogi, mina sain ka apelsini mahla. Mõtle, kas ma ikka viitsin täna ööseks kuhugi minna või viitsin nagu. Päriselt või? Ma ei tea nagu. Ma võin vaja minna. We can give up, it's fine. If you're ready, I'm ready nagu. Me paneme 20, siis me läheme mängime 25 € sinna pakkuja. Kas Mari-Liis ja Steveni südikus hakkab esimesi murdumismärke näitama või oli tegu lihtsa motivatsiooni puudusega? Aga kuna kumbki neist ei tahtnud Carolina Reaperi pipart süüa, siis jätkasid nad raha kogumisega. Steven tuli siia just ja andis meile 20 €. Get this good sleep tonight! Oh my God! I'm so happy right now. And this is the best day of my life. Mari-Liisil ja Stevenil tuli raha nii lihtsalt, samal ajal kui Maia-Liisil ja peategelasel oli raskusi isegi toidu leidmisega. Do you have any job for the food? We can do anything you want. Kas teil ei ole justkui päevast midagi toitu järgi jäänud? On või? Jaa. Kas see on päriga? On. Kas me saaks süüa? Oh my God! Ma annan teile. Oh my God! Nii, vaadake nüüd, pange see sama koht. Tulge käige siin, sest... Ja siis, kui me arvasime, et me ei saa süüa. Reaalselt istume siia maha. Me just hakkasime alla andma. Reaalselt. Meil oli nagu täpselt see, kus me olime nagu mitmes kohas käinud, küsinud. Siis ma näen inimene nagu toole. Kas ei olete ööd mingit toitu ära? Ma reaalselt kõlasin nagu päris kodutult. Vaadake, see käib niimoodi lahti ja siin on 2 tükki täpselt meile mõeldud. Oh my God, palun. Mida? Nii maitsev. Nad on nii õnnelikuks reaalselt. See oleks väga õigus. Tähistamine käib ka teisel pool vanalinna, kuna leiti endale head sõbrad ja ka ööbimiskoht. Täpselt seesama mitmekorruseline penthouse.
me läheme võtma jäätist. Me läheme jäätist sööma, let's go! No vaata, kui sul on head sõbrad, siis kõik on tasuta. Tohi, ma teen teile 2 Vigor Töö Marja Pommi ja šokolaadi suurema. Davai, see oleks äge. Läheb mõni hetk aega. Aitäh! Davai, jess! Tulge Vigorisse, ma ei tea. Siukest asja hakkame sööma. Tadaas! Suur aitäh teile! On hea, jah. Oh my god, see seest. See šokolaad. Oh my god. Nagu see, et meil on magamiskoht olemas, tegi selle minu jaoks nagu palju mugavamaks. Ainult natukene hirmus on see, millised inimesed need on, sest et kunagi ei tea, pluss nad, ma saan aru, et täna hakkavad räigelt pidu panema ikkagi poissmeeste õhtu, eks ju. Seega, eks näis, mis seal õhtul hakkab tulema. Aga praegu on chill, praegu mõnus. Ja me proovime võõrastega ikkagi hästi turvaliselt praegu, et me oleme üksin kahekesi ja tuleb olla hästi ettevaatlik. Tead, mida ma natuke ka igatsen? No. Sõpru. Sest et tegelikult, kui oleks meil siin 12 tiimi, siis oleks päris tore nagu lihtsalt chillida, sõpradega vaadata seda performance'it, sõpradega süüa, et mul on nagu tegelikult kahju, et nad teistel vist ei lähe nii hästi, nagu ma saan aru. Ma loodan, et kõik saavad täna õhtul peavarju, et ikkagi oleks mõnus ja tegelikult ma igatsen teisi. Tore oleks nagu koos chillida ja lihtsalt võtta rahulikult. Lihtsalt kurb on see, et me tegelikult oleme kõik ühe sama projekti raames, aga me peame nagu eraldi olema. Kui me saaksime nagu, sõpradena on tihti see, et kõigil on nii kiired elud on ju ja sa lihtsalt ei leia aega koos aega veeta ja tegelikult nüüd me oleme kõik võtnud aja, aga me oleme eraldi. Nagu, miks mitte olla koos? See oleks nii vahva, kui me oleks koos praegu. Kui ka sina tunned, et sa ei saa piisavalt oma sõpradega hängida, sest et vaba aega on näiteks raske leida, siis mul on sulle lahendus. Me lõime Maia-Liisiga äpi nimega Free to Hang, kus sa saad ühe vajutusega anda kõikidele oma sõpradele teada, et sul on täna vaba. Ja sama saavad teha ka kõik su sõbrad, kellel on täna vaba. Ja nii sa saadki teha ülilihtsalt plaane kõikide sõpradega, kellel on täna vaba. Reaalselt mul endal oli sõpradega vaba aja leidmine raske seega, ma mõtlesin, et täiega tahaks sükest äppi. Ja seega me tegime selle ära nii, et Free to Hang App Store'is, Google Play's on saadaval ja kindlasti kutsuge oma sõbrad, sest et kui sul sõprusel ei ole, siis äpist pole mingit kasu. Aga davai, lähme tagasi video juurde. Ma võitsin. Aitäh teile, paberkääri. 1, 2, 3. Ma võitsin. Aitäh teile. Rock, paper, scissors, shoot. Sa noin sakse. Maksuamet, kui sa seda näed, siis comment down below. Kui palju võime niimoodi võime teenida? Mis on limiit? Kommenteeri see emoji, kui sa oled maksuamet. Aga kui sa ei ole maksuamet, siis kindlasti pane subscribe, sest et umbes 70 teist ei ole siia kanalile veel pannud subscribe. Nii et kui teile need videod meeldivad, kui te naudite neid, siis kindlasti pane subscribe, sest et mida rohkem suube meil on, seda ägedamaid asju me teeme teha. Nii, mina ja Mari-Liis lähme nüüd hotelli. No päris Hilton ei ole, aga... Põmst Hilton. Mis sa arvad, mitu tärni sellel? Ma ei tea. Reiting oli 8,8? Ei. Midagi 8 oli, jah. Kõrge nagu. Palju me võrdleme? 59,40. Sõbra hinda ei ole, jah? Küsima peab selles mõttes. Kui ei küsi, siis ei tea ka. Siin on 15 eurot, igaks üks võttu tasuta. Ja siin on 45. 65 eurot. I mean, not bad nagu. Not bad. No, telekas ka ju. Oh shit, nagu kajutis oleks. Põhi on vedelikuga koos. On vä? Ja siit leebu, mu näpust leebu. Oh my god. Aga rahad on hästi. Raha ei haise. See raha ei haise. Raha posin. 4. Elu päris hea, jah? Tule super hea. Tule leib on ka siin, jah. Oh my god. No nii, põhimõtteliselt ma sain kõne Maialt, et me saame kohe Steveni ja Mari-Liisiga kokku, nii et ma ei kujuta ette, mis uudised me sealt saame. Väga kahtlane. Maia oli natukene mureliku tooniga, nii et mul on tunne, et keegi võibolla annab alla. Me läheme nüüd Mari-Liisiga Raekoja platsile. Jumala eest kellelgi ei ütle, et me oleme hotellis. Nemad arvavad, et me olime kuskil. Mängu pärast, ma siin selja
Noh, kes meil siis vaatavad otsa? Miks nad nii? Miks te nii õnnelikud olete? Kuidas te läheb? Nad tulid just nupluga otsa, saame ka tulla õnnelikud. Ei no, mulle mingi hetk võttis minu kohendast Steven ja ta ütles, et tal on üli nagu raske. Ja ma olin kogu aeg, Stevenil rausel nagu üli hästi. Palju teil raha on? Meil on mingisugune 60 eurole va? Ja mingi 160 vist va? Teate, kus me täna mööblime? Noh. 4-korralises mansionis. Siin samas kesklinnas. No kus te magate täna? Ma ei tea, ma olen jumala kettas selle pärast, sest ma ei tea, kus me magame, mul on jumala mure. Me räägist vahepeal on see, et me istume lihtsalt ära väärekivi peal, jumala väsinud mõlemad. Teame, et meil on nagu mingi 10 euri hinge all, ööbimiskohta pole ja siis lihtsalt Ja kohale saabuvad ka Mari-Liis ja Steven, kelle eesmärk on teeselda, et neil läheb üli halvasti. Tere! Kuidas teil läinud on? Ma on nii väsinud nagu. Jaa, täiega väsinud. Nii fucking väsinud. Terved 4 eurot. Aga siis tuli jälle teemaks Mihkli ja Brianna ööbimiskoht. Ja kuigi alles hetk tagasi Mihkel väga igatses oma sõpru, ei suutnud ta siiski mitte eputada oma tänase öömajaga. Kus te siis magate? Mis meil oligi? See oli 4 või 5 kord? Korruseline penthouse vanalinnas vist oli. Oota. Ja keldrisse läks kõik korrus sinna mingi piljardilauad ja värgid, aga vist nii. Ma tead sükast ülealavat häält, aga mul on nagu 0% kadedust. Nagu täiesti savi on, täiesti savi on. Te võite teist inimesed suudla. Ma ei tea, ma lihtsalt vastasin küsimusele. Mul ei ole enam. Näete nii ära tõusnud. Samani hambal. Nobody gives a kus te öövite, nagu täiesti savi on. Täiesti savi. Tundub, et keegi on ikka natukene haiget saanud siin. Natuke tundlik. Steven oli nii kettas, et ta oleks peaaegu kõigile öelnud, et ta ööbib hotellis. Ei, okei. Nad ütlevad, et nad ei ole kadedad, ma olen natuke kadedad. Vähemalt me pole ainsad, kellele halvasti läheb. Ühelt poolt Mari-Liisi ja Steveni taktika mängida, et neil läheb väga halvasti töötas, et ühendada 2 tiimi Mihkli ja Brianna vastu. Aga samas see andis just ka motivatsiooni meile, kuna me polnud enam nii üksi. Aga me võime ringi käia küll. Meil on tegelikult tegemist, et me nagu niisama ei viitsi tiksuda. Nüüd läheb. Aga kui te tahate, siis Nublu praegu esineb, võime minna Ja me võime korraks sinna vaatama. Isegi peale Mihkli ja Brianna pingutusi, et saaks koos aega veeta, jätavad teised tiimid nad siiski üksi. Kõnnime mingi veits koos või ja siis hargneme või? Teist me tahaks eemale minna. Teiega me võime olla. Aga ei, me nii katsime teid. Isegi vaata, kui oleks te olnud chillid, vaata, mingi rahulikult, mingi meil on see, aga me oleme nii ülbed. Ma tahaks öelda, meie oleme võtnud tervet selle päeva, kui eksperimenti juures inimesed käituvad ja see näitab, et raha tõstab inimesi kohe väga-väga palju. Ma ei tea, mul on tunne just, et me käisime kodututega rääkimas, kuidas nende olukord on, miks nad selles seisus on. Ning sellise emotsiooni pealt eemaldusidki Mari-Liis ja Steven grupist. Mihkel ja Brianna proovisid veel meiega ära leppida, kuid seda tulutult. Te ei taha hängida või? Teiega mitte, aga... Ei, ma nagu tegin nolle, ma ei taha üldse paha olla, nagu Maia. Ma usun, et te ikka leiate midagi. Jaa, mul tuli väikene motivatsioonipuhang. Let's go. Ja seda motivatsiooni oli meil väga vaja, sest me olime ainsad, kellel polnud ööbimiskohta ning ka raha oli meil kõige vähem. Sankarika. Stand from Afrika. Ega teil ei ole midagi, mida me saaks tasuta proovida või kas teil on üle midagi? Ma võin teile maitsta anna või tahate nagu terve... Kui teil on terved, siis me võiksime proovida. Meil on aitäh teile, nii äge. Väga armas teist, et te meile pakuta niimoodi. Teeme siis väikse maitsmise ka. Nii, minu esimene kord Baskins Robbinsit süüa siis. Väga hea. Mõnusalt tummine. Jaa. Aitäh teile, head aega! You want to be in the vlog? Yeah. Do you want to gamble with me? Yeah, let's gamble. Yeah, okay. Rock, paper, scissors, shoot. You know what? For the challenge, I'll give you the Really? euro. Oh my God! Thank you so much. Love of the game. Where are you from? Thank you, man. Montreal, Canada. Canada? Yeah. Nice, my name. 8. Briannal ja Mihklil oli kõik okei, kuid Mari-Liis ja Steven olid siiski nende peale päris pahased.
Mihkel käis, Mihkel oli nii ülbe, ta mingi, jaa, meil on penthouse, vaata. Ma olen vist nii paha, sest mul tegelikult, ma ei ole väga söönud täna, nii et ma olen hängri veits. Tere, raha on. Raha on või? Raha on või? Raha. Münti, senti kas või? Kus? Kessi Mäkki jälle lähedal. Mäkk on vist, oota, Mäkk on ju seal kõige lõpus. Tegelikult, ma ei menne, ma ei teha teile välja. Lähme Mäkki või? Lähme Mäkki või? Kui sa, kus nagu... Jaa, lähme Mäkki. McDonald's mees. See on Mäkki. See on Mäkki, see on OP nagu. Burger ja McToast. Maia sööb praegu Mäkki. Jalge tänaval. Meil on joogid. Sa võtsid suurema joogi või? Ma ei võtnud kõige suurema. Oota, hakkan ära tõusma siin vaikselt. Sul on niimoodi, et sa tõused ära, tuled tagasi. Tõused ära, tuled tagasi. Cheers. We did it. Kuid nende tähistamine ei kestnud kaua, sest nende lauda ilmusid mingid noored. Ei, kui sul päriselt ka, ära, kui sa olid niisama segament, siis võid Thanks. Kuule, mis sõbrad ütlevad, sõbrad targad. Päriselt ka. Läbi mu freakad. Dinner ruins, thank you. Kas meil on võimalus veel kuskil ööbima minna või? Mis sa arvad, kes esimene, kes välja langeb? Ma ei tea. Mina. Päriselt? Ära ütle nii. Thanks, guys. Päriselt. Aitäh! Tänud! Oh my god! Aitäh! Ja tegelikult meil edenes raha kogumine üsna jõudsalt, kuniks üks mees meile peaaegu kallale tuli. Ei, nagu selles suhtes, see võiks olla naljakas. Oota, ma räägin sulle ühe pika nalja. See on just Vaileiti. Tavai, lähme ära, Vai oli. Talle vist ei meeldinud, et mulle ta nali ei meeldi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja see on euro. 30 või? 30 või? Üks on hostelis magada ära juba. Ma tunnen seda, et ma kindlasti hakkan rohkem inimestel raha andma, kui nad küsivad. Mis on ikka raske. Ma ei tea, minu arust see challenge on palju raskem, kui see tundus, sellepärast ma arvasin, et kuidagi lihtsam on seda raha nagu teenida või kunagi, kui me tegime Mihkliga talvel Tartusta, siis nagu tihtipeale anti ka mingeid 5 või 10-kaid. Praegu on see, et maksimaalne, mis olen saanud, on 5 eurot, mille üle ma olen ülitänulik. Ma olen ülitänulik selle üle. Aga ütleme nii, et palju keerulisem on ikkagi nagu inimesed ei taha nii väga rääkida ja pigem palju keerulisem oleks, kui ma oleks arvanud. Väga väsinud on olla. See oli raskem, kui ma arvasin, kuna ma arvasin, et ma saan midagi müüa neile. Aga ma ei saa midagi müüa, kui ma midagi osta ei saa. Raske oli alustada nagu 0 euroga, ma arvan, et nüüd oleks palju lihtsam, kui seda raha investeerida. Et nagu just me saime nagu mingit kapitali oleme saanud, vaata. Siis nüüd on tegelikult see, et juba tegelikult töö on, tegelikult tahaks magada juba. Nii väsinud on olla, et isegi midagi ei saa aru nagu. Keegi midagi küsib, siis ma küll vastan, aga ma vastan nii autopiloodil, kuna ma ei saa midagi aru. Tegelikult ei olnud vähe maganud enne seda, aga ma ei tea, mis värk on. Valik on koju minna. Sa oled mõelnud allaandmise peale? Ma ütlesin sulle, et on valikuid on. Ega mina ei lähe koju. Kas sa lähed koju või? Ma ei tea, võib olla. Ära mine. Davai, rahvas, vaatame, kas tuleb bullseye. Oh my god, see oli nii ligidal. Lähe, aitäh teile. Oh my god. Ei tulnud 500 ära. Ühesõnaga, meil on siin vaja nüüd ära teha otsus, kas me kogume täna raha homseks või meil on homme sutkööga. Ma arvan, me kogume raha. Sest et mõtleme siin pool tundi tegelikult meele lahutame inimesi. Yeah. See on for business, on ju. Business? On nagu Mr. Burns sealt nagu Simpsonites mingi yes. Kuule, aga kas sa laulad kuskil või?
Mina laulan. Jaa, ma olen laulja. Jaa, ma olen Plixist, jaa. Päriselt? Oh my god! Tantsi veel endale. Te olete nii armsad, aitäh teile. Ma loodan, et teil on ilus õhtu täna. Aitäh teile. Samal ajal läksid Steven ja Mari-Liis Hollywoodi peole. Let's go. Oodututel on šampa igatahes nüüd. Lihtsalt anti šampa kätte. Lihtsalt lähed küsid, et jõu, šampus saab või? Olemas. Aitäh! Väga tore oli, aitäh teile! Ja aitäh! Lähme vaatame kõigepealt seda kesklinna hostlit, küsime, kui palju see maksab, siis ma tean, et siin on üks hostel, mis on nagu suht normaalse hinnaga. Kui palju üks söö maksab? How much is the room? How much is one night? That's the thing, we don't have any available. No, don't say no, don't say! Actually, we don't have anything free. Kuigi see hostel oli täiesti täis bookitud, saime soovituse, kuhu järgmisena vaatama minna. Ei tea, minu arust küll see challenge on kuidagi palju keerulisem olnud, kui ma oleks arvanud. Palju keerulisem. Hello! Hello. Do you have any free rooms? Full. Totally full. All right. Thanks. All right. Aga arvestades, kui raske meil tegelikult esimene õhtu on olnud, siis see annab minule motivatsiooni juurde lihtsalt. Kui täna söö elab üle, siis ma olen siin väljas kutses kuni lõpuni. Sellepärast, et ma ei piirle siin niisama. Siis on juba mõttekas lihtsalt võita see asi. If I surprise you, you give me €2, but if I don't, then... It's very hard to surprise me, so let's get. Yes, you can have €2. Does anyone want to make a bet with me? Yeah, absolutely. He likes to gamble, yeah? If I can surprise you. Yeah, you can. Then you give me... Keep it going. Then you give me €5. Yeah, I'll give you it anyway. Surprise me. Yeah, okay, sure. Can you hold my coach? Did I surprise you? Yeah, definitely. Oh. Thank you. Thank you. Well done, mate. Soomlased on mu lemmikud reaalselt. Neil on siuke inside joke, et nad lihtsalt annavad, vaata. Nad on nagu, ma annan sulle raha, kui sa ära lähed praegu nagu. Palun jäta mind rahule, ma annan sulle selle eest raha nagu. Lisaks raha kogumisele otsisid ka nad süüa. Kas sa ei tahaks mingit nagu räppi või? See on pitsad. Mis sa valid? Thank you so much. Oh my god. Thank you. You're so nice. What's your name? My name is Saha. Saha? Oh my god, see on ülihea. WK Town, tulge siia. Te olete inglid reaalselt. Me saame kohe teada, kas need Liechtensteini inimesed on seal või mitte. Brianna ja Mihkel tahtsid nüüd minna oma ööbimiskohta, aga kas nad üldse saavad minna oma penthouse'i, millega nad ennem nii palju uhkustasid? Me oleme nüüd siin meie kodu juures, aga siin tundub, et rahvast ei ole väga. Kõik on peol. Siin on vist lukus. Pigem on, jah. Nojah, kõik on peol praegu. Hammarjad, hammapasta. Kanalagitsed. -30% just öeldi kõlarist, et kui käsib, mis -30% on nüüd hoopis -60%, nii et see on euro. Parim euro ever. Siit me näeme. 204. Penthouse. 5-korruseline penthouse. Lõhnab ju nagu mingi... Ja vorst. See vorst hakkab mul ajudele käima. Nii, meie hambaharjad ja mingisugune hambapasta, mida ma ei tea, kas ma julgen sellega hambaid pesta.
Elongated. Peale poole läks. Ja nii olidki Steven ja Mari-Liis selle päeva edukaimad, teeninud endale raha elamise, toidu ja hügieenitarvete jaoks. Mõtlesin, et on päev praegu. Kuid me teised 2 tiimi peame veel ööma ja leidma. Oota, Steven. Kas teil on kõik hästi? Ma ei saa kõlad nii. Ei, meil on ülisitesti, meil kõik hostelid on nagu kinni, täiesti pukitud. Nii kurb kuulda seda. Kas me just nagu kogusime raha ja meil on nagu raha koos, aga kõik on täis lihtsalt. Kas Mihkel on ikka seal penthouse'is või? Mina ei tea, kus Mihkel on, ta võib Vabandust, I'm joking, ma teen nalja. Kuid asi, mida me keegi teine tegelikult ei tea, on see, et Mihklil ja Briannal läheb päris raskelt. Where are you exactly? Are you in the town or somewhere? We are now in D3. D3, yeah. Okay. Is anyone like home that could let us in? Or can we... Yeah, okay, you're inside the D3. Okay. Valik, et kas meil ei ole kodu või me paneme välismaalastega pidu ja siis meil on kodu. Nii et, mis me valime? Kas me teie juures ei saa ööbida või? Ja kuna kella 7 hommikul oodata ei tundu väga realistlik, siis oli jälle Mihkel ja Brianna tehniliselt ilma koduta. Ostame endale midagi head süüa, ostame mingi teki, mingi pleedi, mingid kõrvatropid näiteks. Kuna kõik hostelid olid täispukitud, siis otsustasime, et on kõige targem minna magama lennujaama. Aga me võiks kõigepealt käia seal Prismas saada sealt süüa. Ja sealt me saame kõnnida lennujaama. See on hästi ligedal, jah. Hello, how much for the Sikupilli Prisma? 15. 15, jah. 15 euro, jah. Okei. Ma võin anda sulle raha ennem ära ja siis saad tellida. Okei, toi. Ma ka ei viitsi. Sa oled ära välja kutsust või? Võib-olla. Kas sa mõtled päriselt või? Jaa. Või siis ei, ma ei tea. Aga just siis leidis peategelane ühe mehe, kes oli nõus raha eest meile tellima ühe odavama takso. Ivan. Kirill. Koopelin siin ja. Siin 337 MNR. Saame koovi vist. Kuule, aitäh sulle. Mis su nimi on? Mihhail. Mihhail, aitäh sulle. Kuule, Mihhail, sa oled nagu real one. Aitäh. Oh my god. Nii ootame siis koos. Ootame siis. Äkki tal üle ka oma. Kuule, aga aitäh sulle. Jah, palun. Suurt tänud. Sulle aitäh sulle. Aga küsimus on selles, kas teie juures ei saaks kuskil ööbida diivanil? Kas teil pole no chance või? Ma kolin välja praegu, nii et... Aga ma võin sisse kolida. Tänaval istudes kohtasid Brianna ja Mihkel juhuslikult Chillinit, kes küll ei saanud neile ise öömaja pakkuda, aga teadis kedagi, kes võib-olla saaks. Do you speak English? Yeah. We don't have a place to stay. Do you know anyone, or maybe you have some floor to sleep on, or couch or something? Are you guys Finnish? Estonian. No, Estonian, jah. Aga... te olete... Aga räägi lähemalt. Ühesõnaga, me leidsime ühe ülitoreda kuti ja Lembit ütles, et kui meil peaks kõik pekki minema, siis me saame tema poole ööbida. Tema autos vähemalt. Ja, sest ta naine ei lubanud koju, aga kui me oleme autos, siis naine ei tea. Täiega tahaks. Lihtsalt arvaks, et me proovisime. Ta küsib, palju ka proovisite? Jaa, tead, käisime terve vana linna läbi. Need videod pärast. Ühesõnaga, kui Steven sa praegu seda videot vaatad ja kuskil mõnusas kohas ööbid, siis tea, et karma kotas. Karma sai meid kätte. Isegi kui meil on penthouse, siis me ei saa sinna ligi, sest et meie mehed pidutsevad. Samal ajal olime meie jõudnud Prismasse. Kuule. Oh my god, see oli liiga hea. Mis meil ikka, saime süüa, lähme lennujaama tuidule. Meil on pleedid kõrged olemas. Meil on mingi 20 minta kõndida lennujaama veel. Põhimõtteliselt, kuigi me saame minna lennujaama ööbima, siis ei ole üldse kindel, et meid välja sealt ei visata.
Ühesõnaga, kui näete, siis meil ei ole öömaja ja ma isegi ei tea, mis kell on, sest meil polnud telefone. Tere! Kas teil on telefoni? Meil oleks vaja helistada ühele numbrile. Meil ei ole telefone. Ja, hallo. Tere, Lembit, kas sa oled veel linnas? Ja, täitsa linnas, ja. Nii räägi. Me oleme see paar, vaata, kes otsib öömaja. Ja, räägi. Kuule, me oleme siin paljud inimestega rääkinud ja hotellid läbi käinud ja kahjuks me ei leia endale ööbimismaja, seega mõtlesime, et kas me su autos saaks magada. Ma just tellisin takso. Ma olen just siin Hessi ees, vaata, mis on nagu siin Viru väravat ees, eks ju. Aga kui te jõuate joosta siia, siis ma olen väga tänulik. Tavai, aga kus sa täpsemalt oled? Täpselt Hessi ees. Täpselt Hessi ees, aga me jookseme siis. Me paneme telefoni ära ja siis me tuleme sinna. Et see pole meie telefon. Nii, me peame nüüd kiiresti Lembiti juurde jooksma, sest et tal takso tuleb. Ta on põhimõtteliselt Hesburgeri ees. No tavai, pane nüüd reaalselt tööle. Ma üritan. Ja siis me saame tema taksoga minna tema koju ja minna tema autos sööbima. Siuke siitas praegu mida võtki. Oh my god, sest nagu keegi ei usu seda lugu reaalselt, kui nad kuulevad. Tšau! Kui me nii teeme, siis nii teeme, proovime. Meie päästja. Ma pakun teile ühe teema. Ma ütleb nii, et te olete väga cute aeg Eesti koos, eks ju. Ma arvan, et mu naine nagu veits sulab, et proovime. Tavai. Aga me võime autos ka magada, et saaks juba videostamisega. Jaa, see on juba väga okei. Aga lihtsalt ma tahaks esialgu ikkagi teid koju võtta. See oleks nii tore. Ühesõnaga, Lembit siin on ka kunagi YouTuber on ja siis ta on meie päästi praegu. Tulgu läbi. Nüüd mul tegelikult tahad pesus käia. Aga no tegelikult see oleks luksus küll. Jah, ma olen teile kohe mõlemale käterätiku. Miks mitte? Jah, käterätikud on puhtad. Suur aitäh. Sest ta on nii armas. What are the chances, et me kohtusime? Lõpuks saab käsi pesta. Ma enam ei saa aru, kas me teeme et ilma rahada challenge'id või et kuidas veeta kõige sitem päev eales. Siin magab mina, seal magab peategelane. Mingi vend magab täpselt mul siin. Ja nii, et me ei ole ainsad. Me paneme varbad kokku öösel. Kaks endale. Hea tööd. Lähme pessu. Mis toimub reaalselt? Ma ei suuda uskuda, et me oleme siin. Reaalselt Lembit on nii tore. Ma olen praegu tema duširuumis ja ma saan kohe võtta sooja duši. Aitäh, Lembit, kui sa näed seda. See on nii kõõs. Ja nii olidki kõik tiimid endale ilusti öömaja leidnud. Esimesena ärkasid Mari-Liis ja Steven. See on justkui üliebamugav nagu. On jah? Täiesti ebamugav. Oleks ka koju enne. Hilton me koju nad. Täna me oleme 4 läbi hotellis. Mari-Liis, mul on üks küsimus. Kas sa lilaga tegid öösel? Ei, ära noh. Palju mul raha on? Vaat mul vahe, sa segad 40 eurot. Pluss mingid. Teeme siukse pakkumise, et vahet ei ole, kas nad võidavad või langed välja, aga nemad peavad sööma riiperi, aga nad saavad 40 mingi praegu. Davai, ma helistan. Stiivike poiss helistas mulle ja tal on mingi pakkumine, et kuuleme, mis see värk on. Väga lootsime, et annate alla. Ei, arvad, et me anname alla või? Aga ei, ma riiperit ei taha, ma sellepärast ei olegi välja läinud, ma ei taha, ma ei kannata spice'i. Meil oli lihtsalt see, meil oli esimene öö nii kuradima raske, et meil ei ole mõtet välja minna enam, sest me nagu eile, tead, kuidas me pingutasime eile, see oli nagu üks elu suurimaid pingutusi on mitte alla anda eile. Kuna mina ja peategelane ei olnud nõus pipart sööma, helistas Steven edasi Briannale. Viitsi raha kirjata rohkem, ma tahan siis koju lihtsalt minna mängima nagu. Jah, täpselt, et nagu... Mingi Mari-Liis kurat magas mul siin mingi korralikult 7 tundi, ma 3 tundi maganud.
jaa, siis mingid, ma ei tea, me oleme mingis kuradi hotellis, aga see madratsid on liiga pehmed. Mis kõigil viga on? Keegi ei taha koju minna. Mida ma teen endaga? Miks ma teen seda? Ma ei tea. Pole mingi 3 tundi sain magada ainult. Siin Tallinna lennujaamas ei ole eriti mõnus. Ma ei tea, kaua nii jaksab vastu pidada. Aga ma olin nagu lookiunes, aga ma ikka öösel mõtlesin tugevalt, kas ma lähen koju või mitte. Aga I'm here. Mul nagu reaalselt see mõttes, nagu vaata, elus on see, nagu sul endal võib minna halvasti. Aga kui kõigil teistel läheb ka halvasti, siis see on nagu okei. Aga nagu kõigil teistel tundub minema lihtsalt nii kuidagi hästi. Ja siis kõik nagu, ma lihtsalt tunnen, et kõik proovivad nagu välja puksida meid kuidagi. No ja, kui mõtlesid, kui nüüd läks hea lasta, kui meil oleks välja seda. See võimalus, et me nüüd nagu anname alla, on reaalselt nullilähedane. Tšau, me just ärkasime. Ülimõnus oli magada reaalselt. Kell varsti 11. Ja siis meie poolt sulle. Jätkad, teil on seda. Ei, see on kingitus. See on kingitus. Aitäh selle. Ja siis people patch, selle näiteks jõukule hindida. Jah, okei, Ja suur aitäh sulle, et sa meile andsid sööma ja duši all käia ja... Ei, te olete hull julgud lihtsalt käite kuskil niimoodi. See on nii lahe, et sa meid teeksid niimoodi lihtsalt. See on nii tore sinust. Alati olge lahke, et see on kõige kergem. See alati tuleb tagasi, nii et. Nagu mind ei tee kurvaks, et see on raske. Või see, et sellel nagu, meil läheb nagu, nii raskelt tulevad need asjad, vaid see, et kõigil teistel läheb lihtsalt nagu nii hästi ja nagu tuleb nagu justkui nagu nii lihtsalt. Vaadake, kui ilus ilm meil õues on, mis toimub, nii ilus. Mulle tunne, et maailm on kuidagi nii hea meie vastu praegu. See on nii tore, see on nii vapustav. Kuna meil oli hommikusöök hinna sees, siis mõtlesime, et vaatame üle nüüd, mis seal hommikul süüa pakutakse. Võib-olla nüüd ongi see koht, kus tekib justkui see character development, et nüüd me lähme edasi ja teeme endale ka elu heaks. Hajutame. Teeme niimoodi, et me mõlemad proovime midagi väga erinevat. Näiteks ma proovin veepudelit müüa, vett müüa linnas. Ja siis sa lähed Viimsisse ja pakud viinad muru. Kellelegi. Davai. Mõtleb mäeniid nagu. Review. Nii nagu sula. Ütle mulle, kas see lõhnab veidrat või lõhnab? Aga ma ei tea, ma võtan see lampsu ja ma ei tea. Allitab või? Vada. Oh, see allitab ju. See mis allitab, jaa. Oh my god, see actually allitab. See on allitus ju. What the f***? Juua. Maris ütles, ma haisen, nii et ma olen pessunud. Ausalt öeldes dušš praegu tõmbas motivatsiooni täiesti tagasi. Mõnus värske on olla, puhas on olla. Nüüd peseme hambad ära ja lähme linna raha teenima. Meil on umbes mingi 130 euri vaja teenida täna. Siis me saame 2 ööks endale 4 tärni hotelli ja see on meie tänane eesmärk. Rihanna läheb küsima hajakesi meile ja mina filmin. Tere! Kas teil on midagi, mida me võiks tasuta proovida? Mingit saiakest või midagi? Kui tore see oleks. Mis teie koha nimi on? Magussoolane. Magussoolane? Väga lähe. Näe pilukast taas. Jah. Aitäh. Suur aitäh teile. Aitäh teile. Oh my god, päriselt. Oh my god. Oh my god, mida värki. Nii lahe. See näeb reaalselt nii hea välja. Lõpetage ära, see on nii hea. Reaalselt see on üks parimaid saiakesi, mis ma olen elus söönud. Meil on 4,49. Okei, kas võtame 5 pudelit siis või? Ja siis
siis ma käin niimoodi ja siis müün. Tundub ju reaalne. Davai. Tundub tehtav. Ja nii olingi ma valmis veepudeleid vanalinnas müüma. Me oleme nii rock bottomis, et ainuke tee, kuhu me saame minna on üles. Et ainult hästi paremaks lähebki. Davai, aga nüüd on siis meie hetk, kus meie teed lähevad lahku. Nii on. Toome võidu koju. Kohe, kui ma esimesed rahad saan, siis ma ostan kohvi endale. No davai, siis see on investeering rohkemaks. Või võib-olla sa saad küsida, vaata kuskilt, nagu kui sa nagu muru... Ei, ma ei küsi. Ma teenin selle välja. Davai. Davai. Tšau. Lähengi linna peale ja vesi on täpselt selline asi, mida sa ei tea, et sa tahad, kuni sa näed vett ja ostad pudeli vett. Kombo diil. Nii, aga ma pean olema lõbus, heas tujus, selline nagu fun, yeah. Are you thirsty by any chance? Would you like some water? No. Thank you. Yes. Yeah, right. It's donations only. If you want to pay something, you can, but it's no pressure. Where are you from? Okay. No. Yeah, totally fine. It's your water? Thank you. Müsin 2 pudelit. 2 eurot sain. No kuidas see läheb? Siis teen sulle McToasti täna välja. No, McToast. Meie raha eest. Jumal, säästsid euro. No. Keegi arvab, me kusesime, keda tuma juba. Me teeme nüüd check-out enda hotellist. Aga meile tänane taku on see, kui eile me rääkisime kõigile, et meil läheb üli halvasti ja et kõik on nagu üli pekkis, siis täna me pigem räägime, et mega confident, meil on mitmeks sööks majutus olemas, pigem demotiveerida teisi osalisi, sest et ma arvan, et see, kui me räägime, et me ka stragelime Maiale, siis Maia nagu tunneb seda connectionit ja ta on nagu okei, no ma pean ka vastu, kui nemad peavad vastu. Nii ei saa enam. Tähendab, eile pealetegelasega rääkisime juttu ja siis neil oli taksot vaja ja nad ei tahtnud taksoraha kulutas. Ma ütlesin, et aga miks te nagu ei küsi kellegilt, et keegi võiks nagu teile takso nagu välja teha näiteks. Siis ei, meie niimoodi ei tee. Ei, see ei ole eetiline. Nüüd ma saan aru küll, miks nad kodutud on niimoodi seal oma lennujaama pingi peal magavad. No. Me ikka, me teeme sõpru, on ju. Me ei võta lihtsalt inimestelt raha. Me loome suhtlusi, loome sõprust. Me läheme varsti, varsti kutsutakse pulma meid raudselt. Ja. Meil oli täna nii palju raha, et me isegi küsinud Charlotte'is soodukat. Mine perse. Kurat, oota, mul ei mahu tekst ära, oh my god. Brada. Oh no brada, sa loed välja, no brada. Okei. I'm sorry. Kui te videot vaatate praegu, siis kommenteerige alla, kelle poolt teie olete. Ei. Kui sa seda videot praegu vaatad, siis kommenteeri Team Scuba. Team Scuba. What the f*** on nii cringe. Yeah. Kuule, mul kikib sisse, ma olen elevil. I'm ready for the day. I'm ready to hit on the grind. I'm ready to hustle. Mina see motiveerija. Täna Mari-Liis see, kes hoiab mind nagu siin challenge'is sees hetkel. Sest ma oleks valmis välja astuma praegu juba. Kohe. Ei, we're not going anywhere. Just making, we owe it to the people that gave us the money nagu. Ja. See ongi see väärtus, mis me neile anname, on see, et me toome võidu koju. Nii, rahvas, me just lugesime oma sendid kokku. Natuke on sulli ka ja meil on kokku 43 eurot ja 7 senti. Meil on selline naljakas küsimus. Ja me alustasime 0 rahaga ja meil on nii palju tehtud head selle päeva jooksul. Me mõtlesime, et äkki teil on mingit ühte lille, mida te tahaksite anda, et me kingiksime selle kellelegi. Teeksime lihtsalt tänaval kellelegi mingisuguse ilusa žesti. See või? See on juba väga ilus. Väga kena. Me kingime selle lihtsalt, et kellegi päev ilusaks teha. Aitäh teile! Aitäh! Ilusat päeva teile! Iga mingi väike ettevõte, mis ette jääb. No me lähme küsime midagi tasuta. See oleks nagu sõltuvuses sellest juba. Nii, ja kuna on hommik, siis minul on ikkagi harjumus juua ka Brighti, nii et võtame ühe fun dringi. Ja Brianna ei ole proovinud seda varem. Saan esimest korda maitsta siis. Soovitaksid sa seda või? Jaa, see on kõik on ülihead. Ma usun ka. Kuigi see Blood Orange on ka üks mu lemmikuid. Tavai.
Siin on 1,90 pluss pant, aga teie, kusjuures meil on sooduskood, ma ei tea, kas Maia on rääkinud, aga Coast'i, siis saate 25% soodsamalt tellida. Okei, ma panen siia QR-koodiga kiirelt, kui keegi tahab. Davai, let's go. Anname ühele naisele selle lillekese. Teile lihtsalt tasuta. Niisama, ilusat päeva teile. Ja, aitäh teile. Ilusat päeva. Tšau. Valmis? 3, 2, 1. Yeah. Cheers. Cheers. Ta on nii puhas kuidagi, nagu puhas maitse. Väga-väga hea. Nad on nagu ülihea koostisega reaalselt. Lähme spaasse või? Lähme spaasse või? Davai. Me FaceTime'id Stevenile. Jaa, davai. Nad ootavad väga, et ma välja kukuks, pärast et hommikul unise peaga ma ütlesin, et ma võib-olla 24 tunni lõppedes kukun välja, aga ma ei tea, mul on nii hea olla praegu nagu. Ma küll ei kavatse praegu kuskile minna. Good morning. Would you like some water by any chance? It's donations only. You can pay anything, but it's no pressure. Ma nüüd andsin lihtsalt ühe pudeli vee ära lihtsalt niisama. Okei, ma varsti jään niimoodi miinusesse. €1 for one water. Okay. Hello. Is anyone thirsty? Would you like some water? €1. All right. Hello. Would you like to buy some water? No, thank you. Ega see vee müümine mul väga hästi nüüd ei läinud. It's typical water. No problem, no pressure. But thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you. Tõenäoliselt nüüd ma olen nagu nulli jõudnud oma rahaga praegu. Holy shit. Peategelane saab nii pahaseks mu peale, kui ma lihtsalt ütlesin, ma lihtsalt andsin tasuta need veed ära. Tere! Tere! Meile koht. Kas teil oleks ühte markerit, mida ma saaksin laenata kiiresti, palun? Kuidas kodutud läks eile? Hästi, ööbisime lennujaamas. Sest tahame näidata rahvale, kui tore inimesi vorstiabis on. Nii tore! Väga edu teile täna. Aitäh! Läheb vaja, olgu. Ilusat päev. Reaalselt see tädikene on nii armas, ta on nii tore. Ta eile ka aitas. Ja igas me saime sildi ka, meil on nüüd water 1,5. Would you like some water? Let's go. Stay tuned, baby. Suur aitäh teile. Suured tänud. Head nädalavahetust. Ma tahan siis koju minna, ma ei tea ausalt. Ma lihtsalt, ei anna alla, me oleme siin juba mees. Okei. Lähme koju või? Lähme koju või? Mees, lähme koju. Mees, lähme koju. Kuuleb mind. Steven! Või siis sina lähed koju ja mina selle rahast võtan enda tänaseks ikkagi hotelli. Ja võidad? Ja võidan. Ja võidad? Siis sa ei tohi koju minna? Aga fuck, ma ei taha koju minna. Ma ei viitsi üksinda seda edasi. Ma ei taha ka, et sa üksinda oleksid. Meil on see sama hommikuluup jälle. Ma ei suuda, jaa. Jälle sama asi, mis kogu aeg. Bro, ma ei suuda. Mari-Liis ja Steven igatsesid väga oma kodu. Samuti oli neil nii kerge, et neil puudus igasugune pinge ja tõestamisvajadus. Seega nad ei viitsinud eriti enam väljakutses olla. Mul on nii paha. Mul on nii küll. Ja praegu Sadru, me läheks ära lihtsalt sellepärast, et me ei viitsi rohkem. Mitte sellepärast, et me ei suuda. Aga ma ei suuda. See on emotsionaalselt väsitav, kui oleks Steveniga koos. Tere! Aitäh teile! Aitäh! Suured tänud! Suur aitäh! Tere! Aitäh! Thank you! Thank you so much! Kõik kopikad sobivad. Kõik kopikad lähevad. Aitäh sulle! Aitäh! Oh my god! Ühe 50-ga? Jah. 2 ei saa või? Võime osta teilt ühe vee või? Jah. Ostame neilt ühe vee või? Palju? 1,50. Jah, mõned inimesed olid nii toredad, sest ma andsin neile niisama vett. Ma ei tea. Sa oled liiga tore selle challenge. Jaa. Sa oled kaua sa viitsid veel teha selle challenge? Mul oli nii siit töö täna, nii et kui ma täna jäänud alla, siis ma jään järgmist nädal aega alla. Nagu literally, sest mul on nagu reaalselt nagu nii kehva. Mul oli nagu hommikul oleme seal lennujaama vetsus nutan, sest mul on nagu nii raske lihtsalt. Oh my god, ma kann jälle nutama. Ei, oota. Oota, ei ära. Mul on lihtsalt nagu... Kui ma sulle öösel seda... Sa oled nii tubli. Ma proovin olla, ma proovin suure tüdruka püksid jalga panna. See on nagu igav lihtsalt.
samal ajal otsis peategelane esimesi kliente. Ma märkasin, et teil on murupikk, et ma pakun teenust, et ma võiks selle ära lõigata. No ikka võiks, kas teil oma asjad on kaasas? Ei, mul tegelikult ei ole. Isegi kui teil puudus oma varustus, võttis naine ta endale tööle. Meil on selline väga veider küsimus. Meil ei ole raha, meil ei ole süüa ja me tahtsime teada, et kas meil on mingi võimalus tulla teile mõneks ajaks spaasse. Lihtsalt niisama. Kõige odavam pilet on meil 12 €. Okei, no siis ei ole midagi teha. Okei, aga väga suur tänu ikkagi teile. Olgu, aitäh teile ilusat päeva. Aga lähme saame Viru juures kõigiga kokku ja lähme vaatame, kuidas on Mihkel nüüd meisse kui lihtinimestesse. Ma ei tea, ma olen Mihkli peale jumala pahane. Okei, lähme leiame Mihkli üles, lähme karime päris elus, mida me siin jokutame. Let's go! Ja nii otsustasidki kõik tiimid kokku saada. No nii, rahvas, me näeme oma konkurente. Ja meie oma hea tujuga poleks elu sees ette kujutanud, mis teistel meil öelda on. 24 tundi rääkinud sellest, kui rõve Mihkel oli eile lihtsalt. Mihkel, sa peaksid minema sinna keskele palvetama, et jumalad annaksid sulle andeks sellest, mis sa eile tegid. Kuulge, meil ei lähe üldse nii hästi, et te olete nii kurjad praegu. Aga Mihkel oli eile nii kuri. Kas sa tahad kalli või? Ma võiks kallistada teiega. Ma tahaks ära leppida, ma ei tea, ma olen nagu kurb meel kuidagi. Mihkel asja niimoodi, sa tuled siia ja me kõik saame sulle ühe korra pipra kaasa. This the only way we can... Ma tunnen, et meil on pigem see, et nagu me oleme suht rõõmsad olnud, sest et me tunneme nii suurt tänulikku, et tegelikult meid on nii palju aidatud. Me oleme terve aeg ainult üliõnnelikud olnud, kuni me Mihklit näeme. See on see ainuke moment, kus me ei ole õnnelik. Me olime chillid sellega, et okei, meil on nagu okei, et meil nagu läheb suht kehvasti, et meil on mingi 5 € ja meil oleks õhtul vaja nagu seda, et nagu me võib-olla leiame raha, et aga noh, pigem läheb kehvasti. Aga siis on see, et Mihkel tuleb, et meil läheb ikka nii hästi. Et siis on nagu see, et noh, see on nagu... Kuus korrust on kelder oli ka. Oota, kas on 5 korrust või 6 korrust või 6-7 korrust? Kelder on ka. Ja need poissmehed paneme nendega pidu õhtul. Me pidime nendega joomaid sellepärast, et aga sõbraks saada. Pidime ainult pidutsema selleks, et sõbraks saada. Kas sellised või tunduma? Ei, ja kogu Eestimaa näeb. Me oleme raha teenima ja siis Brianna tuleb mingi lükkab poema. You want gamble, kivivarkäärid 5 €. See oli esimene kord, kus me üldse teid nägime tegelikult. Siis kui me... Sa jälle räägid. Sul ei ole seda. Ja vaata, esimene asi, mis ta ütleb suust välja, on jälle õigustus. Ja, ta ei ole kordagi öelnud mingi okei, Steven, palun vabandust. Me ei tahtnud siuksed ülbikud välja näha. Palun vabandust teile. Aga selles mõttes... Ja ma kahetsen, et ma olin nii õel. Aga võib-olla teeks niimoodi. Me teeme kõigile välja ja lähme teeme midagi toredat meie kulul. Jaa. Mul oli nii kahju kuulda hommikul, kui sa helist. Oh my god, kui see on Mihkel nii kuri ka veel lihtsalt. Ja tegelikult ma kell 2 tundi ta praegu nagu teenib meile raha, et me saaks nüüd magada. Mul on nii kahju. Minna mängima võiks niimoodi teha, et me lõpetame kõik samal ajal ja anname selle 5 sotti kodud tule. Tehniliselt. Oh my god, let's go! See läks Kuulge, ma näin... See peategelane, nüüd on praegu muru. Kui oleme kodus ja 5 sotti ka ära antud. Sorry, bro. Kus te olete siis? Olen siin. Sorry, sa võitsid, aga ma andsin juba raha ära, vaata. Me teadsime, et sa oleks nii midagi selle kodutele andnud. Kas me oleme kõik nõus, et me nii Mina olen nõus. 100%. Nüüd helistame peategelasele, et pakkuda välja idee, lõpetada väljakutse ning jagada 500 € hoopis päris abivajajate vahel ära. On nii õnnelik. Tobis free. Tobis free. Ja me saame kõik koju, nagu me saame midagi toredat teha ka. Steven! Raha on või? Kes saame valida, kuhu sa läheb nagu? Ei no, teeme ära siis noh. Teeme ära! Tööres. Let's go! Oota! Ma olen jälle veel. Koju!
aga kõigi ühisel konsensusel me lõpetame väljakutse kõik koos ning jagame selle Pride'i poolt antud 500 eurot hoopis inimeste vahel, kes meid on aidanud ja inimeste vahel, kes päriselt seda abi vajavad. Aitäh Pride seda videot sponsoreerimast ning lähme anname kõigile selle 500 eurot! Meil on siin üks akordionimängija, kellele me lähme anname 50 eurot. Me oleme Mari-Liisiga sõitnud ringi ja otsinud seda nii-öelda hooldekodu või kainestusmaja, kus kohas siis meie arvas sõber, aga me ei leia teda mitte kuskilt, aga me siin nägime ühte härrasmeest, kes juhatas meid, aga meie sõpra seal ei olnud, nii et me lähme anname talle hoopis selle 50 eurose. Tere! Kas teil Artur on tööl täna? Täna ei ole. Eilsed külalised tahavad sinuga korraks rääkida. Me tahtsime sind tänada sellega, et sind küll ei ole praegu siin, aga me jätame sulle 50 eurot tippi, et see ootab sind siin. Mida asja? Okei. Sest see oli nii tore meie vastu. No me mõtlesime, et äkki saaks ühe jäätise veel. Suur aitäh, aga ma annaks teile tippi ka. 5 tippi, come on. Yeah. Here's some tip. Oh, thank you guys. Thank you. Welcome. Could I ask for a piece of change? Something little? Can I ask for a little money, please? I have 2 euros. I have 5 euros. Oh my God! For your kindness, I'm gonna give you this. Yes, no need. We were just you were the first one to actually give us money. Yes. Thank you so much. Tere, kas nüüd Mari kuuleb? Ja kuulen. Et kuna sa olid nii armas eile ja tõesti aitasid moraalile kõigele kaasa, siis me jätaks sulle siia pookeriühisse 50 eurot, mis sa siis järgmine kord kätte saad. Tere taas! Me oleme kodutud. Meil sai väljakutse ilusti läbi. Suur tänu teile abi eest. Me tahtsime teile aitäh öelda ja see on teile. Ei, mis te nalja teete, ma ei võta. Nalja teete või? Ei, sest te olite nii armas, reaalselt. Te saate veel aidata inimesi. Me teame, et te teete head asja sellega. Nii armas teist. Aitäh! Aitäh teile! Super! Nii, kõik raha on antud. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ning pane like ja subscribe ning jälgige kõiki meie osalisi. Davai! Tšau!